Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist, kallid rallisõbrad! 6. käigu podcast on taas otse-eetris siin Rally Estonia hoolduspargis poodiumi kõrval, kus eile, kes meid vaatas, toimus suurejooneline avatseremoonia ja stardipoodium. Roland Poom endiselt püsib meiega, teisel päeval püsib lõpuni välja. Kuidas täna tunne on? Tunne on see, et varakult sai üles ärgatud ja peaks katsetele minema hakkama, aga ei, siin Servicepargis on jätkuvalt tore ja täna mõnusam, täna on tuult ka natuke, mulle tundub. Sul on see, et rallimehe äratuskell, et kui rallipäev on, siis hiljaks ei jää kunagi. Kell 5. Umbes nii, jah. Tavaliselt on see ralli hommikud on ikka väga varased, et kui vaadata, siis homme hakkab ka oluliselt varem ja ülehomme, et pigem see selline 9.40 katsestart on harukordne nähtus rallil. Aga eile pärast meie otselülitust toimus siis esimene katse ka juba, millel küll pikkust väga palju ei olnud, 1,64 kilomeetrit, aga miskit ikkagi toimus, et päris sündmustevaene ei olnud. Võitis selle katse Kalle Rovampera, aeg 1.42,8 ja vaid 0,1 sekundiga Greg Breeni ees ja kolmas Teemu Sunninen, 0,4 sekundit kaotust Mats Ösberg. Mats Ösberg, tuletan meelde, ei sõida WRC autoga, vaid sõidab R5 autoga ja lausa siin 3 R5 autot mahuvad siia 4. kohale, jagades seda kohta Gus Greensmithiga ja 0,6 sekundit kaotust Kalle Rovampera nende poolt. Ott Tänak 8. aeg koos Thierry Neuvilliga jagab seda ja 0,9 kaotus tema. Sebastien Ogier lõpetab meie esikümne, 1,2 sekundit kaotust. No mis tähelepanekud me eilsest avakatsest tegime? Me nägime, et kõige laiema kaarega võib-olla sõitsid seal Teemu Sunninen ja Takamoto Katsutal 15. aeg alles 1,9, aga tegelikult need vahed on nii väiksed, et need sulavad ja segunevad siin üsna pea. Jaa, tegelikult oligi põnev isegi jälgida, et katse pikkust küll ei ole, et 1,6 kilomeetrit ainult, aga need väiksed vahed jätkuvalt nagu lihtsalt näitab seda taset, et kõik sõidavad nagu suht ühtemoodi seal ees otsas, et need vahed on nii väiksed. Ja no muidugi need R5 autod sinna hulka, et tegelikult sellest me rääkisime ka eile, et see ilmselt juhtub, aga mis võib tegelikult huvitav saab ilmselt olema hoopis selle taustal on see, et Power Stage on midagi tegelikult sarnast, kohati nagu oli esimene katse. Nii et ka seal võivad tegelikult R5 autod väga head kiirust näidata. Et see saab päris põnev olema, ma arvan, eelkõige Power Stage. Ja no ma arvan, et otseselt see esimene katse mingit pilti nüüd ralliks ette ei andnud, et mis juhtuma hakkab, nii et selline lihtsalt mõnus soojendus ja publikule natuke ralliauto näitamist. Võtab see esimene katse närvi ka maha või? Jaa, kindlasti, et tegelikult juba isegi shakedown on see, et ma arvan, see pulss on kõige kõrgem enne shakedowni, vähemalt mul isiklikult, et kui see on tehtud ja esimene katse ka siin tehtud, siis juba täispikale rallipäeval on oluliselt lihtsam startida, et need stardiprotseduurid on juba tehtud ja saab minna panna. Aga tänane võistluspäev on ka õige pea algamas, kell 9.40 stardib juba Arula katse esimene läbimine, 12,6 kilomeetrit sellel pikkust ja lõpeb see Delfi hüppega. Meie portaalis on saanud inimesed hoogsasti ennustada, kes sellel katsel võiksid kõige kaugemale hüpata ja me siis jooksvalt anname enda otseblogis ka teada, kes kuhu hüppas ja avaldame õhulendudes ka vägevaid pilte. Aga võtaks, kui meil nüüd taevasatelliidid lubavad, võtaks otseühenduse selle sama Arula katse üsna finiši lähedal. See Delfi hüppe meil asub ja seal peaks meil olema reporter Laura Kalam. Vaatame, kas see on nii. Turvaline ostukeskkond, kiired vastused. Tere, Laura! Tere! Räägi, oli sinna keeruline pääseda, jõudsite probleemide vabalt kohale? Kuule, siia jõudis väga kenasti, et suure tee pealt natukene kõrvale keerata ja jala oli ka siia väga mõnus tulla. No me näeme, sinu taga on juba see Delfi kaar on püsti. Meie Delfi töötajad Lauri eesotsas, kes on siis meie podcastide turundusjuht.
käis seda hommikul juba vist 5:30 juba seda püstitamas või seda üle vaatamas. Räägi, mis seal toimub, palju rahvast on, nägin, et päris palju treilereid on seal juba pargis valmis. Jaa, et kenasti kõik on püsti ja rahvas on hoogsasti kogunemas, et tõesti väga-väga palju treilereid oli pargis juba olemas ja meeleolu ja emotsioon on selline ülev, ootusärev. Mida inimesed teevad, millega nad aega parajaks surnuks löövad? On veel kohvitassid, kellelgi omlett põriseb panni peal või mis seal toimub? Jaa, siin selline hommikusöögi meeleolu, et varakult on ju sealt Tartu poolt hakatud siia tulema, et selline valmistutakse pikaks päevaks. Kas sa saaksid meile võib-olla näidata, mis selle telefoni taga sul toimub, et mis seal lihtsalt tee 360 kraadi ümber enda, et me saaksin pildi ette, mis seal toimub? Jaa, absoluutselt. Jaa, seal on fotograafi asju paistis ja lindi taga on ka natukene rahvas kogunemas. Kas rahvas tuleb kogu aeg peale või on juba see rahvas, kes on juba kohal? No siin üks suur punt on juba kohal, et niimoodi vaikselt nüüd niimoodi tilguvad, et suurt massi praegu peale tulemas ei ole. Ja ilmamõistes on ka väga mõnus, et nagu ma kuulsin, siis teil on ka seal täna rohkem õhku, et siin ka on 24 kraadi praegu ja õnneks selline pilvevine on, et päike ei paista otse pähe, et hea mõnus soe ja ei ole selline tappev kuumus. Räägime sellest hüppest, kui sa seda küngast või seda trampliini seal vaatad, kuidas sulle tundub, kas kiirusel 130 km tunnis saaks sealt natukene rattad maast lahti? Kindlasti tulevad korralikud õhulennud, mitte päris nii korralik nagu siin helikopter meil praegu taevas müra teeb, aga kindlasti tulevad kõrged lennud. Mis sinu tänane päevaplaan on? Minu tänane päevaplaan ongi siin vaadata, kuidas inimestel meeleolu on, mis ootused neil enne seda uhket hüpet on, et mida nad ennustavad, kes siis kõige kõrgemale ja kaugemale ja jah, täpselt nii, nautida siin rallit koos teiste rallisõpradega. Aga ma pean lõppu küsima ikkagi, kuidas parmudega lood on? On võimalik seal hakkama saada? Väga mõnus siin võib arvata, et kas siin eile sööd isu täis, aga täna tõesti ei ole ühtegi putukat praegu veel kallale tulnud. Magavad veel? Jah, võib-olla. Aga aitäh sulle, Laura, praegu. Me jätkame siis stuudiost. Jõudu teile! Teeme nii! Ja stuudiost jätkame. Roland, tänased katsed Arula, Otepää, Kanepi, Kambja, sellised klassikalised Rally Estonia katsed, mis kõigile peaksid olema tuttavad. Räägi natuke nendest katsetest, mida me täna nägema hakkame. Ja need on tõesti need nii-öelda tüüpilised Rally Estonia katsed, mis on alati sees. Kas seal on lõiguti mingid erinevusi tehtud selleks aastaks, võib-olla iga katse peal tavaliselt võib-olla on muutunud lihtsalt ka stardi kohta või mida iganes või mingi väike lõik muutunud, on ju. Aga üldjoontes on katsed samad kindlasti ja legendaarsed hüpped, mida kõik sõitnud on, kes siin käinud on, kiired katsed ja selline üldist rütmi muutust, kui sellist väga ei ole neil, et pigem on kogu aeg tempo peal ja nendelt katselt tõenäoliselt suurt ajavahet oodata ei ole, et ma arvan, et see tänane päev on pigem selline väga tihe jah, nii ongi et ega seal kõik on neid sõitnud, kes siin käinud on eelmisest aastast, ma arvan, on see videotöö väga täpselt ära tehtud selle aasta jaoks, tuletatud meelde, kus mingid kohad olid, küsija kohad nii-öelda, rehvi lõhkumiskohad kindlasti on üle vaadatud, kellel eelmine aasta võis midagi juhtuda. Et selliste katsetega on alati see, et eeltööd on võimalik niivõrd palju teha, mis tähendabki, et ajavahed jäävad väga väikeseks. Kas me võime eeldada, et Toyota on nendel kiiretel katsetel nobedam või on Hyundai ikkagi selle vahepealse aja jooksul saanud ka endale mingid uuendused peale? No loogika ütleb, et Toyota peaks olema üle, aga ei saa ära unustada eelmise aasta Rally Estoniat, kui tegelikult Hyundai tegi väga head tempot. Selleks ralliks on neil Hyundail ka mootori upgrade tehtud ja ma ei näe ausalt öeldes mingit põhjust, et Toyota nüüd kiirem peaks olema, et ma arvan, nad on täna ikkagi nendel teedel üpriski võrdsed, sest ka Hyundai on siin juba Eestis
kui nüüd testi mitte arvestada, siis teist korda, et talvel nad sõitsid ühe ralli kaasa siin ja eesmärgi autot testida. Nii et Hyundai on läinud oluliselt paremaks kiiretel rallidel peale seda, kui Ott Hyundai'sse läks. Seega ma arvan, et nad on täna ikkagi üpriski võrdsed autod. No Toyota siiski, 2 Toyotat puhastavad teed, Ogier ja Evans. Kas isegi kui neil on natukene seda tippkiirust rohkem, kas see tee puhastamise efekt võiks selle asja Hyundai'ga võrreldes ära tasandada? Oleneb, kui palju puhastamist seal on. Et täna ma pigem arvan, et on päris kiired katsed, et ma arvan, et seda puhastamist väga palju ei ole, kindlasti on, aga mitte nüüd üleliia palju, et see tippkiiruse vahe, ma jälle väga ei usu sellesse, et see mingi eelise peaks andma. Kui seal on, ma ei tea täpselt tippkiiruse vahet, mis seal üldse ongi nendel 2 autol. Aga jah, Ogier ja Evans lihtsalt puusalt pakkudes tõenäoliselt siin ralli alguses kohe nüüd esikoha peale sõitma ei hakka kindlasti, et pigem ongi see Toyotadest Rovanpera, kes tagant tuleb tempoga. Aga meil on ka väike video ära vaadata. Eile käis meil lisaks sellele, et meil president istus siin tugitoolis, väga auväärt külaline, käis meil ka Tartu linnapea Urmas Klaas. Vaatame ära, millises meeleolus tema ralli avatseremooniat jälgis ja siis tuleme veel korra stuudiosse tagasi. Suur rõõm on Delfi 6. käigu podcasti stuudios tervitada Tartu linnapead härra Urmas Klaas. Tervist! Tere õhtust ja tore teha teid siin Tartus raadil. Alati rõõm on tulla Rally Estoniale, aga kas Tartul on ka alati rõõm tervitada Rally Estoniat, kõiki neid seekord 49 mürisevat ekipaaži? Kuidas linnarahvas seal omaks võtab, kuidas linna ametnikud seal omaks võtavad? Loomulikult on meil hea meel rallit Tartus tervitada. Me oleme teinud ju koos rallitiimiga paljude aastate vältel tõsist koostööd selleks, et sellist mastaabiga võistlus rallipidu võiks Tartus ja Lõuna-Eestis, rõhutame ka Lõuna-Eestit, toimuda. Nii et loomulikult tekitab see ajutisi ebamugavusi kohati, aga see, et Tartu on nii võimsalt kaamerate ees rahvusvahelise telepildiga, et Tartus saadetakse korda maailma mastaabis asju, see loomulikult on meile väga meeldiv ja sel kõigel on ka loomulikult oma majanduslik efekt Tartule ja Lõuna-Eestile, mis on samuti, eriti praegu, väga oluline. Eelmine aasta majanduslik efekt võib-olla jäi natuke tagasihoidlikumaks, aga millist efekti te sellest aastast ootate? Ma võin öelda nõnda, et esmatähtis on see, et kõik läheks turvaliselt ja sujuvalt, nii et ma tean, et rallimeeskond on teinud väga head eeltööd ja meie koostöö on ka väga hästi klappinud, et kõik logistikaprobleemid, liikluse korraldus, kõik on läinud väga sujuvalt. Ja siis nüüd räägime siis ettevõtlusest, mis on oluline sellepärast, et Tartu hotellid, Tartu söögikohad, meie isegi muuseumid, Eesti Rahva Muuseum, Ahhaa-keskus on ju külastajatest tulvil ja sama me näeme ka Lõuna-Eestis ja ralli on ju oma areaali laiendanud. Sel aastal ollakse ju ka Mustvees väljas näiteks. Nii et ma arvan, et see efekt tuleb väga positiivne. Nüüd siis eelviimane kord, kui Konjunktuuriinstituut mõõtis selle majandusliku efekti suurust Lõuna-Eestile, siis jäi siia üle 6 miljoni euro, mis külalislaagsektorile on väga suur oluline panus. Võib vist liialdamata öelda, et sel nädalal, ütleme terve Euroopa peale, on kõikidest linnadest kõige suurema tähelepanu all, kui me mõõdame televaatajaid, võib-olla ju Tartu. See on nõnda ja loomulikult väga palju ju Eesti rahvas, sellepärast, et me oleme ju kujunenud tänu oma meestele, vaata, et kõik ralliekspertideks, eks ole, kes siin kaasa elavad, aga on ju nõnda, et ikkagi meeskond on see, mis selle võimsa ettevõtmise teoks teeb ja ma veel kord tulen selle juurde, et kui oleks selline korraldusmeeskond meil näiteks, kui Tartule tehakse ettepanek olümpiamänge korralda, siis ma ei kõhkleks ka neid õigusi vastu võtta, kui Urmo Aava ja Tarmo Hõbe ja tema taolised mehed oleksid kambas. Ja lõpetuseks küsin, kuidas te ise saate sel nädalal rallit nautida? Kas peate ka ametikohustusi täitma, midagi korraldama siin või saate
Kas te plaanite üldse katsete äärde minna? Mul on avamisega seoses omad ülesanded, aga ka nendel eesootavatel võistluspäevadel ma olen nõnda planeerinud, et töö saab tehtud, kohtumised peetud ja ma saan ka teatud katseid vaadata. Olete te ka muidu rallihuviline peale Rally Estonia? Jälgite te, uudisportaalides pole võimalik mitte jälgida Ott Tänaku tegemisi? No kui sa teed üks mis tahes portaali lahti, see kõik pajatab sellest loomulikult. Ma olen kindlasti kõvem või tulihingelisem ralli jälgija pärast seda, kui me saime kogeda Ott Tänaku ja Martin Järveoja võimast edu erinevates sellistes paikades, eks ole, aga loomulikult WRC ralli korraldamine eelmine aasta pani veel kõva punkti i-le peale ja see on selline emotsionaalne side, aga teistpidi jällegi, kuivõrd nii suur rallivõistlus Tartus toimub, siis mind on kõvasti Urmo Aava ja Tarmo Hõbe harinud ja ka ise teemaga tegelen, sest muidu ei ole võimalik olla nendele meestele koostööpartneriks. Need kaks asja, ühtepidi tööasjad, aga teistpidi loomulikult see eestlase emotsiooni vajadus ja see kaasaelamise soov. Selge, aitäh teile ja ilusat rallit! Aitäh! Nagu nägite, siis väga ülevad emotsioonid ka Tartu linna peal. Urmas Klaasileel olid nagu kõigil ilmselt, kes siin avatseremoonial sellest osa said. Ütles sellise huvitava lause, et teete uudisportaalid lahti ja kõik see pahvatab sulle näkku. Teadmiseks, et ei kavatse grammigi tagasi tõmmata, paneme edasi. Aga meil on võimalik ka küsimusi saata. Kes tahab meie käest midagi küsida terve ralli jooksul, siis 6 kaik@delfi.ee. Täppe ei ole ja esimene küsimus on ka tegelikult meile juba laekunud, et rallisõber Raido kirjutab meile, et tekkis selline arutelu, et millele vaja eksperdi vastust. Roland, sulle. Väga hea. Palju räägitakse rallil rehvidest ja nende kaalust. Tekkis küsimus, et kui palju mängib kütus kaalus rolli, palju katseaegades, kas näiteks Toyota võtab vähem kütet katse peale ja saab selle võrra kilosid autolt maha ja on kiirem ning kuidas üldse toimub tankimine? Jaa, ma kõigepealt võib-olla selgitan lahti selle kütuse arvutamise teema, kuidas see käib. See tehakse enne siis, võetakse kogu ringi, et meil on siin praegu 4 katset. Ma praegult, mul ei ole paberit siin, kus see refuel zone on, peale mis katset, et arvutatakse ära ülesõidukilomeetrid ja katsekilomeetrid. Ülesõidul on oma x liitrit kilomeetri kohta ja katsel kindel arv liitreid kilomeetri kohta, kui palju auto kütust võtab. Ja need pannakse kokku ja siis saadakse kätte see kogus, kui palju autos kütust peab olema. Ja järgmisel refuel zone'is, siis kütuse tankimisalas, on juba tegelikult meeskonna poolt ette antud järgmised numbrid, et siis sõit ja kaardilugeja teavad, kui palju kütust läheb autosse järgmises punktis, et tankimine toimub ainult services, tankimine toimub ka siin vahepeal katsete vahel ülesõitudel. Tankimist korraldab kütusepartner, ralliautod ei sõida tanklasse, vaid seda teeb kindel kütusepartner, Total on WRC sarjas. Ja Toyota võrreldes Hyundai'ga, ma arvan, et see on nagu väga sarnane kütusekulu. Et ei võta Toyota vähem ega ei võta Hyundai vähem, et kindlasti seal väiksed grammilised erinevused tulevad, aga suur pilt on sama. Ja sellega see kindlasti, kuna see arvutatakse nii täpselt välja, kui palju seal autos kütust peab olema, et siis rumal oleks panna paak täis, on ju. Nii et jah, see mõjutaks kiirust autokaalu, kui see paak täis panna, seetõttu käib kõik väga liitri pealt ja jäetakse tavaliselt selline umbes 5 liitrit varusse, et kui võistlusauto jõuab järgmisesse tankimisalasse, siis paagis võiks olla umbes 5 liitrit. Minul on üks jätku küsimus, mis kütus sinna käib? 95, 98 või mingi spets? Natuke kangem gramm, et ma täpselt oktaani arvu ei tea, aga ta peaks olema seal kuskil 100-406 juures. Selle kütuse kuluga või kütuse tankimisega saab ka mingit taktikalisi mänge teha või see on ikkagi suht standard? Seal ei ole väga suurt midagi väga teha, et see on standard ja kõik meeskonnad üritavad niikuinii seda kütuse mahtu enne tankimisala hoida minimaalsena, nagu ma just ütlesin, 5 liitrit enam-vähem see optimaalne kogus võiks olla. Ainus vahe, mida tehakse võib-olla on see, et talvel jäetakse rohkem kütust paaki, kui peaks toimuma väljasõit ja see auto seal
lumehanges käib koha peal mõnda aega ja üritatakse välja saada, et sellised asjad ja samamoodi talvel sõitjad ei jätta alati autot seisma ülesõitudel nagu praegu, et jõuad katse ette, jätad auto seisma, sul on 10 minutit aega, et talvel tihtipeale jätakse need autod käima ja seetõttu ka rohkem kütust võib-olla paagis. Aga nii on, hakkame nüüd jälgima, kuidas esimene katse kell 9.40 pihta hakkab ja mis siin üldse täna saama hakkab. Kell 14.15 plaanime olla uuesti otse-eetris ja õhtul ka 19.30 on lubanud üks tuntud Eesti rallitegelane meiega veel ühineda. Enne nime välja ei hõikas, kui ta meil füüsiliselt siin koha peal on, sest inimestel on kiire meil kõigil, kes vähemal või suuremal määral korraldusega seotud on. Jälgige Delfi otseblogi, jõuate veel ennustada, kes hüppab kõige kaugemale. Võime öelda, et hetkel Ott Tänak juhib konkurentsitult seal, et Ott ära siis alt vea. Ja osaled ennustusel, osaled ka loosimisel 500 eurot Circle K kütuse kliendikaarti või kuidas kinkekaarti on loosis. Meie siit hetkel lõpetame ja kohtumiseni järgmistes lülitustes. Kohtumiseni. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.